tere, head sõbrad ja usun, et suvi on läinud teil puhates ja mängides ja loomulikult ka kokates, sest meie oleme tagasi taas Tõnu köögis siin kaunis väliköögis ja Tõnu on juba usinalt asunud hakkima selle suve hitt rohelist toodet, see on till igal pool Eestimaal saada. Jah. Kas sulle tundub ka nii, vähemasti mulle isiklikult tundub see, et kui suve alguses ikka, kui me tahame sellist midagi rasvast ja sellist liha teha, ribi, šašlõkki, kõikelaadseid igasuguseid steike, siis suve lõpupoole hakkab see nagu üle minema ja hakatakse siis midagi kergemaks. Täpselt nii, võt mina kasutangi sellest väljendit, et tahaks midagi, mis ei ole šašlõkk. Ja selle tõttu ma vaatan täna, sul ongi midagi kergemat. Ja, see on kerge, taas häbematult lihtne ja valmib kiiresti, võib öelda kergem, tervislikum, oomega happed, kõik, mis siin on olemas, nii et väga hea asi. Mis me peedame siin varjamisel, tegemist on lõhega. Täna grillime lõhet. Selle retsepti juures on kõige tähtsam asi on või, tillivõi. Ma olen seda kala grillinud siin oma kohviku üritustel ja inimesed küsivad, et issand jumal, ma grillin ka, aga nii hea ei tule. No, nii. Ja siis on minu küsimus, millal sa soola paned? No ikka enne grillimist. Võt see ongi viga. Nii. Ja meie ei pane soola enne, paneme soolaga tillivõid pärast. Kõige tavalisem või, toa soe. Ma võtsin hommikul külmikust, loodame, et on piisavalt, panen soola. Ma panen mõõdukalt, seda peab jaguma siin tervele sellele kalale. Ja tilli ja segame ta ära. Ja see oli minule ka üllatus praegu, sa ütlesid, et enne kalale soola ei pane. Ja ongi nii. Ja ongi nii. Ma arvan, et 90% eestimaalased teevad ja grillivad lõhed niimoodi, et panevad enne selle soola ja kõik muud asjad sinna peale. No, siis on meie tänasest videost kasu. Ostke selline paksem lõhe. Siis saab ilusad lõheliblikad. No kui ei ole paksu, ei saa liblikat, siis mis siis ikka? Siis võib ka mitte liblikana grillida. Ja lõheliblikas lõikame mingi paar sentimeetrit siit nahani. Nii. Ja järgmised paar lõikame läbi. Ja selline ta on. Ja, vot siis. No grill on kuum, ligi 300 kraadi ja teeme grillpanni peal. Võib mõelda, et see on nagu pannil praadimine, päris nii ta ei ole, sest toas sa sellist temperatuuri ei saa. Paneme natukene õli, et ta kinni ei võtaks. Ja kuna me oleme kahekesi, siis teeme praegu 2. Kellel soovi, siis saab ise kohe silmaga näha. Kütuse aste järjest tõuseb, ta on juba lihtsalt matiks läheb ja umbes nii, et 2 poolt saavad kokku, kütuse asted mõlemad, teised keerab teistpidi mõelda. Täpselt nii ongi. Sellega ka ettevaatlikult käituda, et pärast ära ei juhu seda. Oleks soovitav. Nii. Oi, see on väga ilusu. Ma arvan, et ongi valmis. Nii. Tillivõi peale. See siin. Just kuumale, et ilusti sisse saab siin imendada. Et ta sulaks, jah. Natukene siin ootame. Ma olen Tõnu ausalt öeldes natukene skeptiline just selle pärast, mida sa siin praegu tegid ja mida sa meile siin näitasid ette, et õpetasid, et seda maitseainet mitte panna. Ma kohe huvitab, kas ja kuidas see asi nagu välja tuleb. Ta läheb kenasti ilusti laiali. Jaa. Võime siit otsast kohe võtta. Küpsend on kenasti. Sa ei petagi mind. See on selline tõsine ja meeldiv üllatus. Proovige seda sama kala, lõhet. Enne te absoluutselt mitte mingisuguste maitseainetega seda siin ei kata. Grillite ära. Kuidas te seda grillite? Kas teete liblikad või midagi muul moel? Jah, võib ka täitsa lõikad sabatükist. Sealt liblikat ei saa grillida ära 2 poolt. Ja kui jääb soola väheks, võtad ja raputad peale.
ja see tillivõi, see on see võlusõna, mis siin selle kala ikkagi väga maitsvaks teeb. Nii et selline lihtne suvine roog. Kui te tahate veel vaadata, mida Tõnu teinud on, siis kindlasti jälgige tema ka YouTube'i kanalit ja loomulikult näete ka siin neid TV3 enda kanalitest neid retsepte ja saate ise proovida ja kindlasti andke meile ka tagasisidet. Nii et kõike head ja ilusat grillimist. Kena suve!